Räägime siis rahast ja teenuse hindadest, vastuvõtuhindadest, et läbi aja olen tõstnud oma teenuse hinda, vahepeal madaldanud, siis jälle natuke tõstnud ja mul on olnud probleeme oma teenuse hinna tõstmisega. Sellepärast, et enda sees ma ei väärtusta iseennast. Ja ainult sellepärast on mul probleem oma teenuse hinna tõstmisega. Ja nüüd minu välja sisse jõudis Eva Lepik, kes võtab oma teenuse eest selliseid summasid nagu 2000, 4000, 6000, 8000, 11 000, 12 000, 30 000 eurot ja teeb seda täiesti vabalt. Minu esimene reaktsioon oli viha ja arusaamatus, kuidas inimene võib võtta nii palju raha oma teenuse eest. Aga kuulates teda ja olles tema välja sees, minuni jõudis arusaam ja teadmine, et teenuse hind, see kui palju ma olen võimeline küsima hinda, tegelikult korreleerub minu eneseväärtusega otse. Ja hiljuti mul oli video, kus ma rääkisin oma vestlusest Eevaga ja ütlesin, et tal on uus teenuse pakkumine, mis on 8000 eurot. Ja antud hetkel minu jaoks see hind on täiesti normaalne. Ehk siis mul ei teki ühtegi triggerdust selle hinna osas ja selle suhtes. Aga mulle kirjutas üks naisterahvas, kes on kuulus ja keda otseselt triggerdas antud teenuse hind. Ja kõrvalt oli väga põnev jälgida, kuidas mind ennast see hind kui selline ei triggerda enam absoluutselt ja kedagi teist see triggerdab nii tugevalt. Ja järgmine, täpselt mida Eeva räägib. Minu eneseväärtus peegeldab minu hinda, teenuse hinda. Ja kui ma ei väärtusta ennast, siis väline reaalsus, ma projitseerin seda välisele reaalsusele ja väline reaalsus peegeldab seda mulle tagasi. Ehk siis see on täpselt see, mis juhtus. Inimene, kes tahtis tulla minu juurde sessioonile ja konsultatsioonile, kirjutas mulle, et millal talle sobib, et hind on megaränk ja et läbi Zoomi ei kõlba. Ja mina selle peale süüdistasin teda, et ta on ajuvigadega. Mis tegelikult juhtus? Minu enese mitteväärtustamine projitseerus minu seest välisele reaalsusele. Tekkis inimene, kes avaldas seda ja peegeldas mulle. Ja selle asemel, et vaadata selle sisse, et tegelikult kui inimene mind ei väärtusta, siis see on vaid peegeldust sellest, et ma ei väärtusta ennast, ma hakkasin võitlema. Ma ei tee seda protsessi maha, sest see protsess oli vajalik teistel põhjustel, näiteks sellest, et välja tulla hea tüdruku sündroomist. Aga see on teine teema. Praegu me räägime eneseväärtusest. Ja see on täpselt see,
mida ma nägin Eeva hommikuvideos, kuidas mina oma tunnet projitseerin sisemisest reaalsusest välimisele ja välimine lihtsalt peegeldab mulle. Ja siin on see moment, kus ma saan teha shifti enda sees, selle asemel, et süüdistada teist inimest. Ma otsin viisi, ma astun sellisesse versiooni iseendast, mis väärtustab ennast. Ja ma olen praegu selle avastamisel, sest ma ei tea, mis tunne on ennast väärtustada ja ma pean seda kohta avastama. Mida ma söön, kui ma väärtustan ennast? Kuidas ma räägin, kui ma väärtustan ennast? Mis hinda ma küsin oma teenuste eest, kui ma väärtustan ennast? Kuidas ma riietun, kui ma väärtustan ennast? Kuidas ma kõnnin, kui ma väärtustan ennast? Kuidas ma välja näen, kui ma väärtustan ennast? Mis autoga ma sõidan, kui ma väärtustan ennast? Ja ma tahan öelda Eeva Lepikule aitäh selle hommikuvideo eest. Ma kirjutasin välja 10 lehekülge tsitaate, millest ma tegin ka videosid. Ja tegelikult see info on kulda väärt, aga parasjagu kuna ma ennast ei hinda ja ei väärtusta, ma ei oska ka seda hinnata. Ja eile tuli see peegeldus, et see, mida me väikeses vestluses Eevaga pidasime, need väiksed laused, mida ta ütles, tegelikult olid 200-300 eurot väärt. Aga mina ei osanud seda näha, sest ma ei saanud aru sellest, mida ta räägib. Ehk siis mitte ainult, et kui ma ei väärtusta ennast, siis ma ei oska väärtustada ka teisi ja nende teenust ja seda hinda, mida see inimene küsib.